See siin on Semook Bravo valmistatud 2020. aastal. Vahel on Suzuki mootor, 750 kuubikut, 150 hobujõudu. Ise ostsin selle kuskil aasta aega tagasi, ostsin eesmärgiga sõita kaasa rallisprinti, Eesti karikasarja, crosskart rallisprint, Eesti meistrivõistlusi. Kui ma selle pilli ostsin, oli see pill kohutavas seisukorras. Kõik, mis põhimõtteliselt võimalik vahetada oli, sain ma siin ära vahetada, siin kõik logises ja sellega ei olnudki tegelikult võimalik väga alguses kiiresti sõita, sest ta oli eluohtlikus konditsioonis. Ühesõnaga kõik, mis sai ära vahetada, vahetasin ära, kõik unipallid, rattarummud, rattalaagrid, piduri support, kolb oli täitsa kinni seal, ma ei tea, mingid hammasrattad, veovellid, pidurisillindrid. Mul tuleb praegu kõik asjad hoobilt meelde, aga siin lihtsalt sai väga palju asju ära vahetatud, sest selge oli see, kui ma taga võistlema tahan hakata, et ta oleks sõidukonditsioonis. Saime ta sõidukonditsiooni, sõitsin kaasa sellega Eesti karikavõistlusi jäärajal. 4 etapist 3 korda olin poodiumil, 1 korra jäin poodiumilt välja, sest amortidest oli rõhk väljas. Peale seda tehti ka amordi hooldus täisring ära, ehk siis amordid on ka ilusti hooldatud ja peale seda veel 1 korra, 1 hooldus on amortidele tehtud, kõik pilbasteks võetud, kõik, mis vaja vahetada, samuti ära vahetatud. Siis tuli crosskart rallisprintri meistrivõistlused, kus ma hakkasin kaasa sõitma ja põhimõtteliselt kõik etapivideod on mul ka YouTube'is olemas, kus on näha, kuidas, mida, mis. Tegelikult etapist etapini on seda pilli kogu aeg tehtud paremaks, üritatud teha kiiremaks, katsetatud igasuguseid erinevaid asju. Näiteks tagant ennem oli 1 õõtsaline, kui ma tossin, nüüd on 2 õõtsaline. Lisaks radikas on ära vahetatud, pidurisillindrid, 2 tükki eest, käsipiduri oma ära vahetatud. Ennem oli piduritega kogu aeg probleem, nüüd ei ole enam peale seda kordagi piduritega probleem olnud, pidurdab väga hästi. Mis siin veel tehtud on? Hammasrattad, nii esimene kui tagumine ära vahetatud, uus kett, uued veovellid, kõik unipallid uued, unipalle ka regulaarselt vahetatud peale võistlusi, ilusti hooldatud, tehtud. Pillist veel nii palju, et müün masinat, kuna soovin osta oma esimest ralliautot, ehk siis liikuda rallisprindi pealt edasi rallimaailma. Ja siit lähemalt, siit saab sisse. Sees on kehtiva homologeeringuga sportiste, kehtiva homologeeringu numbriga turvavööd, 6 punkti omad, mis sai ka ära vahetatud. Mis siin veel on? Siis on siin see Microns GPS-iga, näitab kiirust, näitab pöördeid, näitab ringi aegu, näitab kõike, saad analüüsida kõiki asju, mis sa siit tahad panna. Siin on käiguvahetuskang, siin on rool, siin on käsipidur, seal on pedaalid, kõik on lihtne, siin on sundvent, sealt läheb käima, siit saad reguleerida piduri jaotust, siia saab panna numbri. Küljes on eksti amordid hooldatud. Mis selle masinaga tehtud on? Masinal on tehtud, kui ma ta ostsin, lisaks siis tal läks nädal aega hiljem mootor, ehk siis mootor läks laiali, mootori kapitaalremont. Ja kuna nüüd juunikuus kehal etapil läks mul käigukast laiali, siis uuesti mootor maha, kõik, mis oli vaja ära vahetada, vahetati seal ära, mis seal oli, õlipumbad, asjad, mootoris mingisugused osi ja käigukast siis läks uus. Ja nüüd raadi etapp oli juulikuus võtsime mootori korra veel maha, 1 asi oli vaja veel käigukastis ära vahetada, see sai ka vahetatud ja siis sõitsin Raasilas kaasa 1 etapi Eesti karikasarja ka sprintformaadis lihtsalt, et aru saada, kas kõik toimib nii nagu peab, kõik toimib nii nagu peab, käigukast, kõik toimib, mootor, kõik toimib nii nagu peab. Crosskardi hind on 11 900 ja see sisaldab siis crosskarti. Crosskart on täielikult võistlusvalmis, istu sisse, mine sõida, mine tee trenni, keerad võtid, käib.
vajalikud tehnilised kaardid, kõik on olemas. Ehk siis põhimõtteliselt istu sisse ja mine sõida. Lisaks selle raha eest tuleb kaasa. Kõige esimese asjana mainin ära, et hunnik rehve. Ma ei ole neid kokku lugenud, aga siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, mingi 30 paari rehve vähemalt on ja mõned, mis on nagu väga heas konditsioonis, aga seda ma ei saa öelda, seda ma ei saa lubada, et need väga heas konditsioonis, väga heasse konditsiooni jääb, sest arvatavasti ma ise vahepeal ikkagi sõidan ka temaga. Ja mis veel kaasa tuleb? Selleks ma pean võtma telefoni välja, sest ma pean lugema ette, mul on siin kirjas. Lisaks rehvidega tuleb crosscardiga kaasa siis ka veljed ja velgede peal on, velgi kokku on 6 tagumist, 6 esimest, ehk siis päris mitu tagavara ratas saab nii-öelda kaasa võtta, tagavara rehvi velje peal. Ja ma loen siis ette kõik need asjad, mis selle hinna sees kaasa tulevad, mis siin kõik komplektis ilusti komplekteeritud on. 1 terve komplektne plokikaan, 2 starterit, 2 süütemängu, 2 komplektset sidurit koos korviga, 2 mootori alumist poolt, 2 õlivanni, 2 komplekti nukkvälja, 2 nukkväljaandurit, 1 väntväljaandur, 1 komplektne originaal bensupump, 1 sidurikaan lisa õliaknaga, 2 veepumpa, 1 täiesti uus, 2 ussvõlli, 5 kepsu koos kolviga, 2 komplektni käigukahvleid, 3 klapi kambrikaant, 2 karteri tulutusklappi, 1 tagumine piduriketas, 2 kasutatud õlipumpa, mis tuli nodiga kaasa. Nende seisukorda ma kahjuks ei tea selle pärast. Üks õlipump peaks olema see õlipump, mis siin ennem peal oli kasutatud. Igaks juhuks vahetasime ära, sellepärast, et siin on kõik asjad, mis on vaja igaks juhuks vahetada, on reaalselt vahetatud, sest tegemist on ikkagi võistlussõidukiga ja võistlema sa lähed ikkagi ju parimas konditsioonis pilliga. Nii, mis siin veel kirjas oli? 2 õlivõtturit, 4,5 telge, terve hunnik mingisugused mootori tihendid, 2 katkis plokikant, kus küljes saad võtta terveid klappe, klapivedrusid, tõukureid, reguleerseibe, sisselaske lõdvikuid, ketipinguteid, ketitaldasid, termostaadi korpusid. Lisaks hunnikas mitme mootori jagu mootori polte ja mingid nodi veel, saalesi, küünlid, polte, mutrid, hammakaid. Lisaks kaasa palju kasutatud osi, pidurisillindrid, anad tulevad kaasa, sidurikettad, sidurivedrud, mingisugused mul seal tihendite all. Kaasa alumiiniumpõhjaplaat. Minul on endal praegu seal all 5 mm terasest põhjaplaat. Mul oli endal mõte, et ma teen praegu selle vahetuse ära, et ma panen alumiiniumpõhjaplaadi, seda sellepärast, et saaks mängida kaalujaotusega. Lisaks kaasa külje peale klaasid, mis käivad sinna võrkude peale, ees on 1 klaas olemas, lisaks tuleb veel 1 klaas, kus küljes on kojamees, lisaks tuleb kaasa veel võre ette, mõni kuu tagasi tehtud amortide hooldus, 10 kilomeetrit tagasi tehtud käigukasti remont pluss käidud mootor ka üle, need ma juba mainisin, kaasa hunnik rehvi trenni tegemiseks mainitud. Ühesõnaga enam-vähem on vist kõik mainitud, mis kaasa tuleb. Hunnik rehve, hunnik osi, hunnik masinat ja mis ma veel mainida tahan, on see, et kui sa mingil põhjusel ei ole huvitatud nendest vaja minevatest asjadest, siis võib ka mulle selles osas kirjutada ja teha pakkumise siis ainult crosscardi osas või siis lihtsalt läbi rääkida, et ainult crosscardi osas, kui ei soovi neid lisaasju kaasa. Jah, mingid polte ja mutreid on päris palju, mis tuleb kaasa. Mul on kindlasti väga palju asju, mis on mainimata, mis siit kõik kaasa tuleb. Siin on mingid sidurikaaned, need on vist kõik mainitud. Veel mingi hammasratas. Siin on veel mingid väga palju asju, mis on 2 silma vahele kindlasti jäänud, kõike lihtsalt jõudu, mingisugused tihendid, asjad, mootori tihendid tuleb terve hunnik ja lisaks sellel crosscardil on spetsiaalne erimõõdus käru haagis, et põhimõtteliselt see on ka võimalik juurde osta lisaraha eest, kõik on läbirääkimise küsimus, seal küljes on vints ja sellega on väga mugav teda vedada, lisaks seal on ehitatud ka niisugune nagu katus peale. Turvavöödid mainimata, turvapunktid on 6 punkti vööd, alt tuleb 2 tükki, neid saab reguleerida. Need käivad niimoodi siia peale. Kui sõitma lähevad kinni. Kui võistlustel sõidad, siis on Kiiver ja Hans kohustuslikud, siis need vööd tulevad Hansu pealt. Siia on pannud pehmendused, et jalgu ära ei lööks. Siia on pandud pehmendused peakohtade peale, need on kohustuslikud. Rool käib kiirkinnitusega.
ja nii on. Vöö käib lahti niimoodi. Siin on käsipidur. Crosscardil esimene käik käib ette, ülejäänud käikud käivad taha. Ta näitab mootori temperatuuri, näitab aega. Siit saad minna track info peale põhimõtteliselt, vaata. Siit otsib GPS-iga rada. Siit saad minna memory peale. Näitab sulle kõike kiirust, näitab pöördevahemikke, näitab mingit keskmist kiirust, näitab maksimaalset pöördevahemikku, keskmist pöördevahemikku. Kõik info on siin nagu olemas, see on väga väärt asi. Ja välja saad niimoodi. Võt. Ühesõnaga, kui on huvi, kirjuta mulle Rando Reiska Facebooki või kirjuta mulle Instagrami või helista mulle 53001123. Tõsisemate huvilistega saab ka kindlasti mingit prooviringi värki välja mõelda ja asju ja siis saad tegelikult näha, kui vägev see pill tegelikult on. Masin on väga kiire, väga kiire, et siin isegi räägitakse, et kiirus WRC-autodega võrreldav. Ise WRC-autoga sõitnud ei ole, ei oska öelda. Aga seda ma võin kinnitada, et tavaautost on ta kordades kiirem. Ja kiiruse mõttes on see kindlasti jõhker asi, nii et võta liigi ja hakka võistlema, sõida esikohti ja kõik on ilus tore, kirjuta mulle. Ja kõigi video või postituse jagajate vahel läheb loosi 100 eurot ja võiti selgub siis, kui Crosskart on müüdud ja Crosskarti müün siis seni, kuni on müügis see auto, mida ma osta sooviksin. Ja kui sa oled videot jaganud, siis kirjuta ka video alla jagatud või tagi mõni sõber, kes sooviks Crosskarti osta ja sellega sa osaledki loosis. Jaga videot ja let's go!